tere, head kuulad, käes on 19. jaanuar, Geeniuse digisaade on siin, kus on täna Meelis Väljamäe, Ants Lõugas, Glen Pilvra ja räägime järjekordsel nädalal tehnika valdkonna uudistest, mis meile tunduvad tähtsad, mida tahame teiega jagada. Räägime sellest, kuidas suured meediahiiud omavahel võistlevad sellepärast, mis on tõde, mida me õpime. Räägime hinnatõusust, räägime huvitavatest seadmetest ja mõnedest huvitavatest kirjadest, mida oleme teilt saanud. Nii, alustame siis alguses väikse uudiste rubriigiga Wikimeedia. Kas teate, mis on Wikimeedia? Kindlasti teate, Wikimeedia ettevõte haldab siis Wikipeediat, suurimat teadmise allikat. Ja kui räägitakse, et viimasel ajal küsivad inimesed üha rohkem tarkust AI keelemudelite käest, küsid selle mingi ChatGPT või Gemini või Cloudi või Perplexity käest, et kuidas üks teine asi töötavad või mis maailmas asjad teevad, siis tegelikult on nende suurte keelemudelite haldajad selle info saanud kätte suures osas Wikipeediast, kuna Wikipeedia on oma olemuselt selline allikatel põhinev entsüklopeediaks. Nüüd, eelmisel nädalal 15. jaanuar siis oli teade, et Wikimeedia tegi nüüd lõpuks ometi ametliku lepinguni jõudis Microsofti, Meta, Amazoni, Perplexity, Mistraliga, kes hakkavad maksma raha Wikimeediale selle eest, et nende keelemudelid käivad läbi seda Wikipeediat, koguvad sealt infot, õpivad sellest selgeks ja pärast vastavad meie küsimustele selle infoga. Wikimeedia muidu tükk aega juba seda kurtnud, et see on jube nagu tüütu puuk elab seljas. Vist eelmine aasta ütlesid, et aastaga on botide, ehk siis nende AI agentide, need õppija botid, nende liiklus on kasvanud poole võrra ja kuigi 35% nagu nendest artiklite vaatamisest on botide omad, siis nad on ligi 2/3 kõige kallimatest nendest nagu infrastruktuuri kuludest läheb botide peale, sest nendest käivad ja loevad artikleid. No väga tore uudis on ju, aga paneme ta nüüd meie Eesti konteksti ja paneme selle uudise võib-olla meie eelmise saates räägitud uudise konteksti, siis muutub see veel huvitavamaks. Kes eelmise nädala saadet ei kuulanud, siis meenutame, et ühelauselise kokkuvõttena eestikeelne Wikipeedia on rünnaku all, inforünnaku all, nimelt pigem täpsustan just ingliskeelne Wikipeedia Eesti sisuline. Ingliskeelne Eesti sisuline Wikipeedia. Muidugi võib olla palju laiemalt rünnakul, aga meil jääb tähelepanu alla just Eesti sisu, et kuidas muudetakse Eesti isikute ja Eesti ajaloosündmuste ajaloolisi tõlgendusi sellisel moel, et millega on raske vaielda. Igasugu inimeste elukohaks märgitakse Eesti NSV, vabadussõja asemel märgitakse siis selline relvastatud ülestõus Vene riigile. Ehk siis paljusid Eesti ajaloo fakte ja sündmusi esitletakse Vene propagandale sobivas nurga all. Ja nüüd, kui see eelmise nädala uudis panna nüüd selle nädala uudisega kokku, siis hakkab nagu pilt kokku saama. Miks seda tehakse? Sest asi oli ju ainult Wikipeedias, või asi on ka selles, et need suured tarkad keele AI-d õpivad nüüd ära selle Vene poole jutu. See on hästi mitme otsaga ja küljega ja segane asi, et kui vaadata nüüd korraks nagu võib-olla üks aaval nüüd seda uudist, mida sa just lugesid siis teemal Wikimeedia müüb sisu edaspidi AI-le. Ja seda, millest me eelmisel nädal rääkisime, siis eelmise nädala teema natuke on saanud järge, sest et Ronald saatis ka päringu ja küsimused Wikimeedia poole teele, et lühidalt öeldes, et mis toimub. Ja vastus muidugi tuli selline, et kuidas nüüd öelda, et selle peale mitte ärrituda oleks nagu täiesti ebakohane, sest et Wikipeedia sihtasutuse esindaja Lance Greenberg ütles oma vastuses lühidalt öeldes seda, et meil oli selline protsess, et 2025. aasta 26. oktoobril algatati avalik arutelu, mille fookuses olid Balti riikides teatud ajavahemikel sündinud isikute infokastid ja 6-nädalase perioodi jooksul osales selles arutelus üle 200 Wikipeedia vabatahtlikku üle maailma, see on siis umbes 30. Ja nende konsensus oli, et infokastid peavad sisaldama olulist teavet
ja mis peegeldab seda, kuidas fakte esitatakse usaldusväärsetes allikates. Et nagu vastus, mis tegelikult ei tähendanud mitte midagi. Ja sisulise poole pealt siis võeti see kokku niimoodi, et see oli üks sadadest aruteludest, mis toimuvad Vikipeedias iga päev 250 000 vabatahtlikud toimetaja seas. Ma tsiteerin praegu muide Ronaldi artiklit, mille ta nüüd kirjutaski siis selle uue info valguses. Võite seda ise ka lugeda Geeniusest. Ja nüüd tsiteerin siis edasi, et härra Greenbergi sõnul oli kogu protsess läbipaistev. Seda oli võimalik vaidlustada ja antud juhul on sõltumatu läbivaatamine juba toimunud ja see toetas esialgselt nii-öelda konsensust. Ma tahaks kohe teada, et kus on see konsensus ja kes need läbivaatajad olid? Absoluutselt, sest ja siin veel üks lause veel siia lõppu, et see konkreetne vaidlustamine päädis asjasse mitte puutuvate ja kogenud toimetajate poolt läbi viidud sõltumatu kontrolliga, mis jättis esialgse otsuse kehtima. No see kõik tundub nagu mulle ühe suure riigi jutupunkt, mis isegi ei peida ennast kuskile. Et see on tegelikult niivõrd absurdne vastus. Ja kui me paneme nüüd siia veel juurde selle poole, et Wikipedia hakkab müüma oma sisu ja ühe käega ütleb, et andke meile raha, me anname teile kontrollitud konsensuslikku sisu ja teise käega ütleb, vabandust, ega meie oma platvormi sisu ei kontrolli. Meil on seal rahvusvaheline suur konsensus, kes seda teeb. Siis on see ju puhas BS eesti või inglise keeles väljendatud, et seni veel, kui sa ütled, et tõesti, võtke nagu tasuta ja me teeme oma reeglitega, mis me suudame. Aga nüüd, kui ikkagi seda sisu hakatakse konkreetselt müüma, see oleks piltlikult öeldes sama, et ma teen ühe suure laohoone, panen püsti ja ütlen, et kellele jääb leiba üle, minge tooge sinna ja kellel on puudu, minge võtke sealt. Ja kui keegi sinna juhuslikult ka mõne tuumapommi ja paki narkootikume viib, siis ma võin öelda, et ma ei tea, mis nad panid sinna leiba hulka, ega mina sealt ju midagi ei saa kasu ja kõik seal konsensus möllab seal täiega. Aga sellest hetkest, kui ma panen sinna leti ja müügimehe, kes ulatab siis soovijale juba leiva või tuumapommi, on selles väga suur vahe. Et tegelikult nagu Meelis ka küsis, et sellise vastuse peale oleks kohe järgmine küsimus, et kes palun olid need mingisugused sõltumatud toimetused või toimetajad ja millised olid siis need konkreetsed allikad, millele tugineti, et selline konsensus üldse tehti. Et nagu võib-olla ka Ronald neid küsimusi isegi küsis, ta ütles, et need jäeti lihtsalt vastamata. Võib-olla siin need küsimused ongi sellised, et nad ei jõuagi vastata. Me kujutame isegi ette, mis need allikad on. Et mul oli vanasti väiksena Eestis 12 köidet Eesti Nõukogude entsüklopeediat ja see on paks tellisena allikas, mille põhjal võib igast jura kirjutada. Vaatame seda kuidagi kainelt, siis ega nad ei saagi Wikimeedial ei olegi võimalik iga üksiku artikli puhul hakata toimetajaks, sest siis nad muutuksid ju entsüklopeediaks, mitte selliseks rahvapõhiseks. Protsess ilmselgelt on nagu ei toimi, sest konsensus ei ole ju see, mis seal praegu on ju. Ükski Eesti kasutaja ei ole konsensusega nõus. Just, aga see ongi olukord, kus tegelikult peaks nüüd siis härra, mis ta nimi oli, Greenberg ütlema, et vaadake, et tõesti me oleme jõudnud olukorda, kus Wikipedia tänane mudel sellises infosõjas selliste reeglitega ei tööta. Et nagu eelmises saates ka sai mainitud, et on üles ehitatud Wikimedia sellele, et see konsensus on selline õigete faktide poole püüdlev ja nii-öelda hea. Aga kui seal hakkavad möllama sellised trollid ja keda muide ei ole, siis üldse ütleme väga palju, et praegu see sama nii-öelda kasutaja, kelle nimi muide oli Gigman, siin on artiklis ka välja toodud Ronaldi poolt, kes siis töötas seal tunde järjest, kelle alt seda narratiivi seal muudeti, et tegelikult piisabki sellest, kui umbes mingisugune 24 jutumärkides sõltumatut ja asjasse mitte puutuvat tüüpi, kes võib-olla ei teagi Eestist midagi, vaatavad midagi üle ja Eesti poolt ongi see suhtumine nagu leige, sest meie siin räägime võib-olla oma saatest, keegi meist ei ole läinud ju Wikipeediat ümber kirjutama ja kokkuvõttes võidabki siis see praegune süsteem nagu Wikipeedias on, ehk et see süsteem ei tööta. Mida ma tegelikult ei tea, on see, et mis toimub seal nii-öelda poliitikute tasandil, sest et siin on ju solgitud Kaja Kallase ja teiste nagu prominentsete poliitikute ja muude prominentide profiile ja ma veidi kahtlen, et nemad ei ole kuskilt nii-öelda mitte avalikult juristide kaudu nõudnud midagi, eks ole. Võib-olla nad ei tea. Võib-olla saan hiljem teada. Ma arvan, et teavad, sest see on piisavalt suure kellaküljus olnud. Ei, ma ei oleks ka kindel, aga nad saavad sellest teada siis, kui nad hakkavad oma telefonis või arvutis või kus iganes oleva AI-ga rääkima ja see AI ütleb, et te olete ju Nõukogude Eesti inimene, te olete sündinud ENSV-s ja mida te ka teate. Ehk siis need meelemudelid õpivad selle ära.
tegelikult on ju see, et kuna Ronaldi poolt välja toodud või alustatud nii-öelda seda teema uurimist on ju kajastanud kõik Eesti suuremad meediaväljaanded, nii et kellelegi nendest inimestest, kes puudutab on, peaks see kuskilt ikka silma jääma. Et näete ka minu, ühesõnaga jah. Võikski seda kajastada peaaegu igas saates, aga ütleme üks, mis võib-olla väike positiivne pool siin nüüd on, mida Ronald ka mainis, et selles artiklis isegi see ei ole välja toodud. Et nimelt oli tal helistanud ka ühe Prantsuse suurema ajalehe korrespondent ja tegi temaga intervjuu ja teema ongi selles, et ka prantslased muide avastasid, et on juhtunud samasugune lugu. Et on nende ajaloo fakte ümber kirjutatud ja kuidas ja mis ja kes ja kas. Võib-olla see tulemus on lõpuks see, et Euroopa Liidu tasandil võetakse kuidagi ette. Et meie märkame asju, mis on meie kohta käib Wikipeedias. Me praegu ei skänni läbi teiste riikide ajalugu. Aga see kõik läheb suurde pilti ja muutub loogiliseks. Miks on usinad nii-öelda sellised stahanovlased teevad tööd, et neid artikleid ümber kirjutada, sest et see mõju on nagu topeltmõju, mitte ainult sa ei saa Wikipeediat omale meelepärase ajaloopildiga, vaid ka kõik need keelemudelid, kes nüüd käivad ja õpivad ja õpetavad uusi inimesi oma tuhandetes jätkurakendustes, kus need AI-d siis vastavad inimeste küsimustele. Nad on juba konsolideerunud ja õppinud ära selle Wikipeedia pildi. Et see on tegelikult, olgem ausad, tuleb tunnustada, geniaalne infosõja ründe vektor leiutatud. On, aga millest ikkagi on nagu raske aru saada, on see, kuidas siis Wikipeedia poolne esindaja, kes kandis oma kommentaari, ikkagi nagu võib-olla mul on nii palju ettekujutust või fantaasia, aga ma ei tea, sealt paistavad täielikult sellise ebasõbraliku riigi kõrvad selle vastuse tagant, sest et kui sa vaatad nagu seda, et see konsensus saavutati olukorras, kus Eesti ajaloo kaitsjad on sealt portaalist korduvalt ära bännitud, siis tekib küsimus, et halloo, et millega te seal tegelete, et miks te siis need inimesed ära bännite ja siis ütlete, et meil on mingisugune konsensus, et selle asemel oleks võinud ka ju Wikimeedia öelda, et oot, et see on tõesti huvitav püstitus probleemile, me uurime seda, aga nad asusid kohe väga jõulisele enda õigustamise positsioonile ja sellisel piltlikult, et meil on sellised reeglid, kõik on jokk, tõmmake nüüd järgmise teemaga siit minema või vastupidi, aitab sellest jutust küll. Et see on hästi kummaline suhtumine, mis kui ma oleks siuke konspiratiivteoreetik, paneb hoopis mõtlema, et ma ei tea, võib-olla selleks, et see Wikimeedia toimiks, on keegi teine andnud ühe suure punase ümbriku neile hoopis kuskilt mujalt alt hõlmana. Tead, aga selleks on lihtsam seletus ka. Alati konspiratsiooniteooriate testiks on see, et kas on ka lihtsam seletus. Ja lihtsam seletus on see, nendel on leping on sõlmitud, raha tuleb sisse, nüüd nad peavad iga hinna eest näitama, et meie toode, mida me müüme nendele suurtele Metale ja Microsoftile ja millega me et see on sõltumatu ja iga väiksem kahtlus, et siin toimub mingi jauramine, tuleb eos maha suruda, eitada pole olnud. Et kui see juba, seal on äriline huvi selles, et seal ei oleks mingit kahtlust, et see on jama. Aga hetkel me näeme, et see ei ole sõltumatu, et tegelikult meie see on probleem ja mitte ainult meie, vaid nagu on ka selgunud tänaseks juba ka prantslased näevad seda, et see ei ole sõltumatu. Sellest ongi lootus, et kui suured riigid seda näevad, siis nad võib-olla ka suudavad avaldada suuremat survet, eks. Olgem enesekriitilised, see, et meie sellest räägime ja ütleme, et ka kogu Eestis juba mõned inimesed teavad, siis me oleme ikkagi tilk ookeanis, nii et absoluutselt. Ma olen nagu selline pessimisti realist selles suhtes, et see võib olla selline asi, mille puhul tuleb trummi lüüa paar aastat, enne kui keegi seda märkab. Või siis tuleks seda lüüa väga tugevalt, sest et praegune olukord võiks ju eeldada ikkagi seda, et selline organisatsioon, kes baseerub sellisele, inimesed on head põhimõttele, võtab ka kuulda täiesti sisulisi küsimusi, sest need küsimused, mis Ronald sinnapoole teele pani, ei olnud ju kuidagi pidi Wikipeediat halvustavad, vaid täiesti sisulised küsimused selliste võltsingute koha pealt, aga see vastus, mis sealt tuli, oli selgelt selline väga-väga sõjakas. Ütleme, et kõik on juba selge, ärge umbes tüüdake meil kõik tegid nii, et ta jättis vägisi sihukese mulje, et uks löödi võimalikult suure pauguga kinni, et jumala eest sealt keegi uuesti ei tuleks trampima. Et see on hästi kummaline suhtumine sealt poolt ja ka ma ei tea, kas siin Eesti Wikipeedia haldajad on üldse selle teemal rohkem sõna võtnud või mitte,
aga eelmisel nädalal oli see jutuks, et ega nendepoolne seisukoht oli ka sihuke üsna lontkõrvaline, et ei tea jah, et nad on küll nagu natukest pahasti on jah see asi, eks ole, aga me ei saa nagu sellise asjaga tegelikult leppida, et ja Ronald ütles samuti, et ikkagi ta surub ka seda teemat edasi, et siin võiks tulla mingi vastus siis kasvõi tõesti meie mingite riiklike asutuste, ülikoolide poolt, kus on need allikad, et viidaku siis see Wikimeedia oma usaldusväärsetele allikatele. Võtku ajaloo käsitlused, võtku riikide ajaloolised vertikaalid ja teljed ja vaadaku siis need üle, et ärgu ajagu sellist pehmelt öeldes joga tegelikult suust välja ja kirjutagu. Nii, aga lähme siis edasi järgmiste teemade juurde. Meil on veel positiivseid uudiseid jutumärkides. Meelis, sina oled nende maaletooja. Sa mõtled siis Spotify'd. Hinnatõus. Ja Spotify andis teada täna kusjuures, et ta tõstab hindu USA's ja Eestis ja Lätis. Mitte üheski teises Euroopa Liidus, et Euroopa Liigis, nii et meie oleme nagu tõsiselt hea valik. Oleme ära teerinud. 3 maailma rikkamat riiki. Just, kusjuures pressiteated, mille Spotify välja saatis, on öeldud lakooniliselt, et Ameerikas tõstetakse tavapaketi hinda $1 võrra, ilmselt ka siis perepaketi hinda $1 võrra. Ja hinnad tõusevad ka Eestis ja Lätis ja inimesed saavad vastava kirja. Mina ei ole vastavat kirja veel saanud, aga seal ei ole öelnud, kui palju meil hind tõuseb, aga ma julgeksin arvata, et ilmselt siis €1 võrra. Aga jah, et nii, et on oodata ilmselt järgmisest kuust võib juhtuda see. Praegu on Spotify hinnad, tuletama siis meelde, kes ei tea, palju see toode maksab või kes ei tea, palju iga kuu kaari pealt maha läheb, et on 12 eurot on tavaline premium konto ja 16 eurot on siis perekonto ja tudengid saavad 6,50. Ma ei tea, kas see on palju või vähe, kui te mõtlete, et see nüüd hakkab veel tõusma. On see ühe inimese konto eest 12 eurot. Ma arvan, et kuidas võtta, kui sa oled muusik, siis on ilmselt vähe, sest sa saad väga vähe raha selle kasutaja poolt makstud summast, läheb väga vähe neile. Aga teistpidi, kui mina kui nagu maksja, siis ma arvan, et seda on palju. Nii et jällegi. Tahtsin öelda, kui dollarites on see 11,99, mis tõuseb 12,99 peale, siis võiks mürki võtta, et see ka eurodest tõuseb 11,99 pealt 12,99 peale, ehk siis 13 eurot hakkab maksma üksikisiku konto. Äkki perekonto siis tõuseb 16 euro pealt 17 või 18 peale. Päris korralik. Kas Spotify maailmas on ka selline regiooni häkkimistrend nagu levinud või pigem mitte? Vanasti oli jah, ma pole ammu enam seda uurinud, et võib-olla nad on, ma tean, et kõik ju üritavad ka võidelda sellega mingit pidi. Aga ma ei ole mitu aastat vaadanud seda, et mis seal tegelikult toimunud on, kas see on võimalik, kas seda tehakse. Vanasti Türgi oli populaarne riik, mille kasutatakse ennast registreerida. Viimasel nad vist kipuvad tegema seda, et nad vaatavad, kus riigis on välja antud sinu kaart, mille sa ühendad sinna külge. No jah, ja teine küsimus on, et nad saavad ka, siis sa peaks justkui ennast kogu aeg läbi erinevate kanalite suunama, et sa kuulaks justkui sellest asukohast. Siis on see, et VPN eraldi maksab ka raha muidugi, kui sa selle muu jaoks pole vahet. Nojah, ja muudab sinu kasutuse võib-olla tülikamaks, aga ega siin ikkagi lõpuks ei olegi muud midagi arvata, kui et kas siit tehke järgi või makske kinni või ostke ära, et kui ei ole alternatiivi, kes maksab ja kes ei maksa. Minu personaalselt ei ole. Nojah, ma ütlesin jutu lõpus, et mina olen YouTube'ile maksja ja mitte Spotify'le maksja, aga ma saan aru, et väga paljud inimesed on võib-olla vastupidi, sest YouTube lihtsalt pakub just sama raha eest ikkagi. YouTube läks ju ka, tuletame meelde, aasta tagasi Eestis oluliselt kallimaks ja maksab täna vist ka 12 euro kandis meie regioonis, aga sa saad tegelikult selle eest ikkagi reklaamivaba videoplatvormi ka, pluss siis YouTube Musicu, mida sa Spotify puhul ei saa. Me siin enne saadet just Ansuga arutasime seda, et kuna mina olen ka YouTube Premiumi kasutaja, siis ilmselt on nüüd see selline kaameli selle korral ületatud, kus peaks Spotify YouTube'i vastu välja vahetama ka muusika mõttes. Seni mulle meeldinud seal see interface natuke rohkem ja see, et nad ei suru mulle videot kaela, kui ma ei taha videot, eks ole, muusika puhul. Ja lisaks kolmandaks see siis, et mis mulle Spotify puhul vanasti kasutasin palju, viimasel vähem on siis see Spotify Connect, mis töötas oluliselt paremini erinevatel seadmetel kui Chromecast näiteks. Või tegelikult sul on palju nutikõlareid, siis väga paljud nutikõlareid tootjad ei toetagi nagu Google Casti, et aga Spotify Connecti toetab. Et see oli nagu see asi, mis mind Spotify peal tegelikult hoidis. Aga võib-olla on aeg. Me oleme väga hea näide siin stuudios, et kui meil on üks YouTube'i tellija, Glenn, üks Spotify tellija Hans ja siis on Meelis see näide, kes tellib mõlemat. Et
sellised hinnatõusud vist lükkavad sinna, kus sa pead hakkama valikuid tegema. Ja tegelikult minu arust ka näiteks Apple Music, mis on viimasel päris hea, on isegi Androidi kasutajatele, kus ei ole Apple teadmine kasutaja, on minu arust oluliselt odavam, eks ole, praegu veel kui Spotify. Ja ma võin võtta mürki, et see ei jää viimaseks Eestis pakutava streamingu teenuse hinnatõusuks sel aastal. Alles on 19. jaanuar ja juba esimene välja tulnud. Küllap teised ronivad ka vaikselt ülespoole. No ütleme, et YouTube, võib-olla Google tegi selles mõttes õigesti, et tõstis siis eelmisel aastal ikkagi hinda üsna märkimisväärse sammuga, et võib-olla saab natuke nüüd oodata kauem. No seal on jällegi kõik need streaming teenuste hinnatõusud, ka siis videoteenuste ja muudest hinnatõusud ja see, et neid tuleb nagu järjest rohkem juurde ja kõige eest nagu nii maksta ei jõua. Et näib, et see jällegi on tõstnud piraatluse populaarsust, mis tähendab seda, et ikkagi need teenused oma hinnatõusude ja võib-olla mitte ühinemistega, vaid kuna neid liiga palju on, igaüks mingit eksklusiivsisu pakub, siis nad mõnes mõttes saevad veits nagu seda sama oksa, mille ise istuvad, eks nad kaotavad kasutajaid. Aga nagu Netflixi näide on meil näidanud, siis Netflix hakkas pakkuma reklaami ja blokeerima siis reklaamivabasid asju ja tegelikult kõik eeldasid, et see mõjub Netflixile väga halvasti ja ta kaotab kõvasti kasutajaid, siis tegelikult kedagi huvitanud ja kasutajate kogus on tõusnud, nii et ilmselt me ei ole veel seda selgroogu ei ole veel murtud. Nojah, ja küsimus on ka, mida sa tarbid, et kui sa oled näiteks juhtumisi podcastide kuulaja enamikus, siis sa ei peaks vähemalt täna otseselt üldse maksma, et podcastide playerid siiski sulle reklaami veel ei mängi sellises koguses või üldse mitte ja annavad ka head funktsionaalsust, aga kui sa tahad podcasti kuulata Spotify'st, siis sa muidugi, siis sa sellest ei pääse. Spotify'st vist muidu podcast'e kuulata tasuta, kas seal vist on ka reklaamid vahel või ma ei teagi, jah, mul ei ole enda kontot, ma ei oskagi siin kaasa rääkida, aga minu jaoks on tihti üllatav, kui ma kuulen, et siin jälle mõni sõber tuttav ütleb, ta kuulab ka, meie digisaadet kuulab Spotify'st, et ja meil on ju ka Geeniuse veebis. Mujalt. Ka Geeniuse veebis on Spotify player meil embeeditud, kui inimesed kuulavad nagu veebist ja see on sellepärast kahel põhjusel. Esimene põhjus on see, et Spotify'l on väga hea podcast analüütika. Ja punkt 2 ongi see, et Eestis on Spotify kas kõige populaarsem või üks populaarsemaid podcastide platvorme, et enamus inimesed kuulavadki sealt, sest ilmselt on üks äpp ka mõlema asja jaoks, eks ole. Nojah, kui sul juba on, eks ole, mina kuulan läbi, ma ei mäleta, mis asi see võis olla, on see mitte Pocket Casts vist on. Mina kuulan ka Pocket Casti kaudu, aga muidugi ma kuulan ka Spotify'st ja YouTube Musicust sellepärast lihtsalt kontrollida, kas asjad töötavad, eks ole, aeg-ajalt lihtsalt, kui me seda saadet teeme. Aga et selles mõttes ka YouTube Music jah ju pakub samuti podcast'e kaasa arvalt meie omasid, nii et selles mõttes valik on nagu lai. Muidugi, kui sa kuulad muusikat, siis on see nagu teised kriteeriumid, aga ma ütleks nagu YouTube'i kaitseks, YouTube Music'u kaitseks, et suuresti need kataloogid loomulikult kattuvad, aga sellist võib-olla eksootilisemat kraami isegi leidub, nagu mulle tundub, võib-olla see täitsa mingisugune tunne, mulle tundub, et seda leidub YouTube'is rohkem. Ja sul on õigus, sest et YouTube minu teada siiamaani YouTube Music kasutab mingil määral mingid kasutajate poolt üles laetud asju, mida nad monetiseerivad niimoodi, et see raha läheb nii-öelda selle õigust omanikul, eks ole, et selles mõttes jah, neil on valik, selliste ekstreemsete või haruldaste asjade valik on kindlasti parem. Räägime siis, mille eest veel palju raha maksta saab ja Meelis, sa oled ühte uut telefoni testinud. Millest saab ka palju maksta jah, et siis Honori uus lipulaev Magic 8 Pro on mul olnud siin päris pikk aeg juba testis, kuna seda tuli mujal maailmas või Aasias välja juba vist oktoobris või novembris ja nüüd Eestis on ta jõudnud siin jaanuaris. Ja ma ütleks, et ma ei tea, millest ma alustan võrdlusest eelmise aasta mudeli, kuna see on natuke lihtsam, et eelmise aasta Magic 7 Pro'ga, siis kui selle aastal on, või ütleme siis viimase aasta jooksul, mitte selle aasta noor alles, on olnud trendiks see, et Hiina telefonid vähemalt kipuvad minema nii tippmudelid kui ka keskklassi mudelid kipuvad minema suuremaks ja kunagi Xiaomi esindaja mulle ütles, kui ma käisin sügisel Xiaomi üritusel, et nende kliendid tahavad suure ekraaniga telefoni. Kogu aeg küsitakse, miks te ekraani väike on või miks te ekraan suurem ei ole. Ja see on ka vastus neile inimestele, kes häälekale vähemusele, kes väga tahavad nagu väiksed telefonid, aga päris palju. Mul endale kedagi meeldib väiksemad telefonid veidi rohkem. Ja kui kõigil teistel telefonid on ekraanid läinud seal niimoodi mõne millimeetri murdosa võrra suuremaks, siis Honori ekraan on nüüd 6,71 tolli, eelmine kord oli 6,8, kui ma mind ei peta. Ühesõnaga ta on läinud väiksemaks.
Ekraan on läinud natukene lamedamaks, eelmine kord oli veidi ümaramate äärtega, aga ta ikkagi natukene ümaramate äärtega ja ümaramat on ka tagumine külg, nii et tegelikult see telefon on minu käes nendes, mida ma viimasel kasutanud, üks kõige mugavamaid selliseid suhteliselt suure ekraaniga telefone, mida ma käes olen hoidnud, et selles mõttes see esimene mulje oli kohe hea. Nüüd teine asi, mis teeb Honori telefoni eriliseks, mida teistel Androidiga telefonidel reeglina ei ole, on siis see iPhone'i meenutav selline kapslikujuline väljalõige esiküljel ja selle sees peetub siis lisaks selfie kaamerale ka samuti iPhone'i meenutav 3D näoskänner, mis töötab täpselt samamoodi. Ehk siis kui sa ei taha sõrmeli kasutada, ka sõrmeli lugeja on tal väga hea, ultraheli sõrmeli lugemis on kiire. Aga kui sa tahad nagu olla iPhone'ilik ja näidata seda telefonile nägu turvaliselt, siis ta seda teeb ja teeb ka pimedas. Nii et see on olemas ka see turvaline näoskänni ja just, Face ID on Apple'i kaubamärk, eks ole, aga põhimõtteliselt sama asi. Tuletame siinkohal meelde, et oli olemas telefon nimega Huawei Mate 20 Pro, ma ei tea mitu aastat tagasi, millel oli ka muide täpselt sama tehnoloogia. Muidugi Huawei ja Honor ongi ju kusagilt otsapidi ühes kapis. Nii et ja Pixel mingil oli ka, aga see võeti ruttu ära, järgmisel muudel enam ei olnud, eks. Ja samamoodi muidu oli Huawei'ga ka, et sellel Mate 20 Pro oli, aga kui ma nüüd ei eksi, siis mingitel järgmistel, mida Huawei üllitas, seda enam ei olnud. Mina ei ole selle suur fänn, aga ma tean inimesi, kes nagu väga eelistavad seda sõrmejäljele. Üks probleem siin on nimelt see, et kui ta avab telefoni lukust väga ilusti näoga, aga kui sa lähed maksma või mingi sellist muud asja tegema, siis avad omal mingi paroolihalduri siin telefonis, mis vajab nagu sõrmejälge või see autentimist, siis ta näeb sind küll ja siis ta viskab see ekraani peale, see ristküliku ütleb, et jah, olen avatud, okei, eks ole. Ühesõnaga, ta nagu ei tee seda nii-öelda seamlessly, et sa pead ikkagi nagu vajutama nuppu ja kui ma vajutan nuppu, miks me võiks juba sõrmejälge kasutada, eks ole. Et selles mõttes selline vist poolik lahendus. Ma ei ole aru saanud, kas see on nagu Honori enda teema või see on lihtsalt see, et Google nagu nõuab sellist lähenemist, et nad ei lase muud moodi autentida, et vajavad siis nagu kasutavad kinnitust. Aga minu teada iPhone'il on see ju niimoodi, et sa näitad nägu ja vajutad, paned telefoni vastu terminali, sa rohkem ei midagi vajutama, eks ole. Et selles mõttes lisa mingit tegevust tegema ei pea. Aga võib Ants mind parandada. Kas iPhone'il ei ole mitte nii, mis on mind personaalselt alati natuke nörritanud, et ma pean, kui ma näitan iPhone'il seda oma nägu, siis iPhone tegelikult ei ava nagu kunagi seda ekraani, vaid ma pean alati viipama. Sa saad suhelda selle lukuekraaniga, kus on mingid teavitused või widgetid või siis sa saad lükata selle ära ja avada telefoni. Ja selle käigus siis toimub see Face ID. Mäletan tollest ajast, kuna ma kasutasin ka seda Mate 20 Pro'd üksjagu, siis mulle selle puhul väga meeldis, et ma sain tegelikult seadetest valida, kas minu näo nägemine teeb telefoni täielikult lahti või teeb ta lahti selle lukuekraani. Mõlemal on omad plussid ja miinused, aga kui ma ei eksi, kas iPhone'il sa vist ei saa valida seda, et telefon hüppaks sul nagu päris lahti, kui ta sind näeb. Ta ei tee, näo nägemine ei liiguta sul ekraanil mingid menüüsid. Ja, et sa pead ikkagi alati näitama nägu ja alati viipama. Ja sellel Honoril saab samuti valida siis ühe või teise, eks ole. Et kas sa tahad näha seda lukuekraani ja seal peal olevaid teavitusi või sa tahad kohe hakata kasutama. Kõlab nagu klassikaline Androidi ja iOS-i, eriti Hiina telefonide selline paralleel, et Hiina telefonil saad kõike seadistada, iOS teeb sinu eest mingid nii-öelda default valikud. Nii ta on, jah. Ja, aga kui ma iOS-ist rääkisime juba, siis ma juba lähen edasi kiirelt ja iOS-ist on inspiratsiooni saanud ka tarkvara, nimelt nagu ikka Hiina tootjatel nad kipuvad kopeerima iOS-i kõige kehvemaid omadusi ja antud juhul on selleks siis palju vihatud klaasi disain, ehk siis kõik kipub vaikimisi olema läbipaistev ja selline klaasist taustaga, kaasa arvatud siis sellele all olevale dokile on tekkinud ümber selline klaasist riba nagu iPhone'il ja õnneks saab selle ühe nuppvajutusega menüüst välja lülitada, aga vaikimisi on ta siis sees, et see on nagu, see kõigil Hiina telefonidel selle aastal nagu kipuvad seda klaasi kopeerima, mis nagu iPhone'i kasutajatel tegelikult väga meeldinud ei ole, eks ole. Nii et see on nagu huvitav lähenemine ja muidu selles mõttes, kui me vaatame nagu sisu poole, siis sisu on tipptasemel, Qualcomm'i kõige kangem, kõige uuem Elite Gen 5 protsessor, 12 giga RAM-i, 512 giga mälu, ainus konfiguratsioon, mida Eestis müüakse või üldse Euroopas müüakse. Ekraan on nagu Honoril ikka fantastiline, et tal on väga-väga ere,
läheb ka väga tumedaks, kui sa tahad öösel pimedas voodis lugeda. Väga hea silmade kaitsmise süsteemid 4320, kui mälu mind vetta hertsi PWM ehk siis ekraani vilgutamine hämardamiseks, mis osastel inimestel tekitab iPhone ja Samsungi telefonid ja pikslite puhul peavalu, siis sellel sellist probleemi ei tohiks olla. Ja ka näiteks, mida mina olen ise proovinud ja ma ei tea, kas see tegelikult töötab, aga samamoodi nagu OnePlusi uutel telefonidel on ka sellel Honoril siis merehaiguse vältimise režiim, ehk kui sa kuskil autos sõidad ja telefoni kasutad, seda paneb siia ekraani peale mingid liikuvad punktikesed, mida siis silmad jälgivad ja ta tekitab sellise tunde, et sa tegelikult ei ole liikuvas seadmes, eks ole, see ma ei tea, kui hästi see tegelikult töötab, aga see on olemas. Ma just ka lugesin selle kohta ja tahtsin küsida, et kas sa seda kuidagi päriselt proovisid, see on mingi AI, silmatervis, mis iganes, et kuidas see töötab? Jah, muidu minul on, ta paneb mingi sinised täpikesed ekraani peale siis, kui seal siis on nüüd. Kas ta kuidagi siis asendisensoritega üritab neid täppe siis välise maailmaga nagu kokku ajada? Aga mul endal on ka see probleem, et mul aeg-ajalt kipub autos reisijana olles nagu süda pahaks minema, eriti kui raputab palju. Aga ma ei ole seda jõudnud proovida, lihtsalt pole seda võimalust olnud, aga huvitav lahenemine igal juhul, et nad väga ise kiidavad seda. No teine küsija on see, et muidugi, kas sa peaksid autos lahtima kogu aeg telefoni, aga võib-olla jah, see oleks aknast välja vaadata, aga mõnikord tervislik. See kõlab nagu, vabandust, teine kommentaar, aga iPhone'is olev Siri on selline, kes reageerib su häälekäskustele, kui sa teed seda autos, siis ta ütleb, et ma võin sulle küll vastata, aga ma parem ei teeks seda. Nii et see kõlab ka selline, et võib-olla ta ei tee sul seda. Ja okei, ma lähen edasi võib-olla kaamerate juurde, et kaamerad on, eelmine aasta olid kaamerad üsna head, aga natukene kummalised, sel aastal on kaamerad märgatavalt paremad. Võib-olla nii palju ei ole nad paremad siis paberil, kui nad on päriselt, ja esimene asi, mis paberilt vastu vaatab, tundub, et esikaamera või põhikaamera tagumine on läinud kehvemaks, sest et eelmisel oli siis 1.4 kuni F1.4 kuni F2.0 muudetav ava. Ja sel aastal ava ei ole enam muudetel, on F1.6, aga tegelikult praktikas oli see, et eelmine aasta sai seda F1.4 kasutada ainult pro režiimis, aga kui sa kasutasid niisama automaatselt, et nägid midagi, tegid pilti, siis ta oli alati F2.0 peal, et tegelikult sellise tavakasutaja vaatest on praegu ikkagi ava praktikas suurem, eks ole. Ja püüab rohkem valgust, ka sensor on natuke uuem, kuigi numbrid on samad. Zoom-kaamera on läinud 3,7 kordseks, sensor on vähe suurem kui eelmisel aastal ja eelmisel aastal oli see, et kui tegelikult oli sensor 60 mm ja Honor tegi seal tarkvara trikke ja kroppis seda pilti, et saada kätte 3-kordne zoom 72 mm. Sel aastal on siis kroppimist enam ei toimu, või sensor on päriselt 72 mm, ehk siis tegelikult on enam tarkvara trikke ei tehta ja pilt on selle võrra oluliselt parem kui eelmisel aastal. Kaamerapilt mul üldiselt meeldib. Et see periskoobi või telekaamera sensoril öeldakse olevat ka 200 megapikslit, mis annab tegelikult ka kroppimiseks ikkagi veel täiendava varu. Ja F1.4 avaga. Mis kroppimist puudutab, siis sarnaselt nagu kõigil teistele uutele tipplasti telefonidele, vahet pole, kas on iPhone või Samsung või Xiaomi või Honor, siis tegelikult need uued korralikud ja suure resolutsiooniga sensorid päriselt võimaldavad ikkagi kroppida nagu hästi, ehk siis selline 2-kordse zoomiga tehtud pilt on, või siis selle zoom-kaamera puhul 7,4-kordse zoomiga pilt on tegelikult peaaegu identne sellele nagu tavarežiimis pildile. Kas sa proovisid seda ka just huvi pärast, et kui siin ka nad reklaamivad, et 100-kordne digizoom, et kas seal on ka sellist AI poolt rakendatud, kui me mäletame, siis Pixel 10 joonistab sul lihtsalt uue auto, kui ta seda hästi ei näe, et ma ei ole Pixelit kasutanud, aga seda uut, aga see ei ole Pixel, ehk siis ta teeb sama asja, aga ta teeb seda sama hästi. Ehk siis kuskil üle 30 korra zoomides läheb ikkagi veidi õlimaalinguks pilt ära. Detaile on palju, detaile tehakse kunstlikult juurde, nagu sa just ütlesid, aga see detailid on kunstlikumad, kui nad on Pixelitel. Aga väga hästi töötame näiteks kaugelt teksti lugemiseks või kui mingi sellist asja vaja on, siis pole probleemi, aga ütleme nii, et nagu raamida seda pilti ei kannata ja võib-olla sotsiaalmeedias ka väga ei jaga seda 100-kordset pilti, aga iseenesest jah, ta on parem kui eelmises aastal, aga mitte nii nagu küsimus on jah, et kas seda muidugi üldse ongi niimoodi vaja, eks ole, aga lihtsalt see Pixeli poole. Mina olen leidnud, et ma olen seda aega kasutanud, kui ma tahan eemalt lugeda mingit silti ja selleks, mida ma oma silmaga ei näe. Jällegi, kuna Honor ja Huawei nagu on suhteliselt ühise nimetega olnud, see kaameratehnoloogia võikski olla hea, et ka Huawei
kaamerad olid väga head. Ja pilditöötlus, kui eelmine aasta oli ta liiga kunstlik erinevate kaamerate vahel, oli värvitasakaal veits paigast ära, siis sel aastal on parem. Teine asi, mis on parem, on see, et eelmine aasta ma kurtsin, kui ma võrdlesin 7 Prod OnePlus 13-ga, et ta kippus nagu natuke üle säri tegema või siis hiinalikult liiga heledaks pildid tegema. Sel aastal on ka seda ka parandatud. Ja mis on ka hea, et kui sulle ikkagi see pilt ei meeldi, kui sa tahad siin selle Vivid profiili asemel kasutada näiteks naturaalset profiili, mis siin kohe kõrvalt valida saab, või kui sa tahad tõesti vaata, et pildid tuleb liiga heredad ja tahad teha näiteks -0,3 või 0,7 EV-d panna käsitsi, eks ole, selle nii-öelda säri kompensatsiooni väiksemaks, siis kõike seda saab sa menüüst sundida telefoni meelde jätma, ehk siis kui sa järgmine kaamera lahti teed, siis on sama seaded sul, eks ole, sa ei pea nagu uuesti valima seda. Et see on hea, osadel telefonidel seda teha ei saa. Üldiselt kaamerad jah, mulle avaldas mulje, et 50 megapiksline ülilainurk on ka, mis ei ole võib-olla nii hea kui mõne konkurendil, aga üks hea omadus on seal veel, see on 12 mm, et selle nurk on väga lai. Ja selle väga laia nurga juures on üllatav see, et ta ei moonuta väga palju, nii et selles mõttes on täitsa okei. Videokvaliteet on ka okei, aga videokvaliteet erinevalt pildist jääb, iPhone'ile veidi alla kindlasti, aga jääb alla natuke ka mõtleks Samsungile ja Xiaomi Ultrale, aga iseenesest on ka videokvaliteet, arvestades hinda tegelikult okei. Üks asi, mis veel on loomulikult nad nagu kõik tootjad suruvad siia kõvasti AI-d ja ka siin on siis AI nupp, samamoodi nagu iPhone'il on see kaamera nupp uutel, eks ole, ja siis külje peal paremal pool on nupp, mis on nagu iPhone'il natuke liiga kõrgel, aga ma saan aru, et see on kompromiss, kuna seda nuppa peaks olema võimalik kasutada nii horisontaalselt kui püstiselt ja siis ta peab olema ühtepidi mugav ja teistpidi mugav. Ja see nupuga saab teha erinevaid asju, et erinevalt näiteks sellest OnePlusi telefoni nupust saab siia iga puudutuse alla panna erinevaid asju, ehk siis tavaline puudutus, pikk puudutus, topeltpuudutus, kõik on konfigureeritav. Kahjuks ei saa sinna alla panna OnePlusi moodi siis seda heliprofiili vahetamist ja samuti ei saa avada suvalist äppi, vaid ainult nagu eelvalitud asjade hulgast. Ja teine asi, mida selle nupuga saab teha, on siis see, et see töötab ka kaamera nupuna, ehk siis sa vaikimisi topeltklõpus avab kaamera avab ka topeltklõps toitenupul ja kui sa oled kaamera äpis, siis sa saad libistada zoomida samamoodi nagu iPhone'il, eks ole, või Oppo telefonidel. Aga mis on eriline ja mida on olnud minust Sony telefonidel varem on see, et päästig on 2-astmeline see nupp. Ehk siis kerge puudutus fokusseerib ja sügavam puudutus pildistab ja see on minust täitsa mugav võimalus. Et see on nagu päris hea. Aga see nupul võiks olla nagu rohkem võimalusi, aga üks asi, mis nagu on inimeste, kes kurdavad, et jah, et ma ei saa seda ümber programmeerida, panna avama suvalist täppi, mis mulle meeldib, siis Honor on teinud natuke teistmoodi, et nemad on teinud ümber programmeeritavaks toitenupu topeltklõpsu. Et kui sa näiteks paned kaamera avama selle uue AI nupu, siis toitenupu saad sa panna avama, ma ei tea, walletit või taskulampi või mida iganes muud, eks ole. Et selles mõttes tegelikult on päris hästi konfigureeritav. Akust ka, et aku on kaheti mõistetav, ehk siis tegelikult on see, et ta on jällegi väiksem kui Aasia versioonid. Hiinas on 7200 mAh, mujal Aasias on 7100 mAh ja Euroopas on 6270, ehk siis 1000 mAh peaaegu vähem kui Hiinas, aga samas 1000 mAh rohkem kui eelmisel aastal. Ja mina olen ka öelda, et 2 päeva saab sellega täitsa ilusti hakkama ja kes tahab kokku hoida, venitab ilma mingide säästurežiimi kasutamata võib-olla 3 päeva välja, nii et aku on okei, aga jällegi on eurooplastel antud kehvem aku kui hiinlastel, nii et siin meie regulatsioonid ja muud seadused mängivad siin ilmselt rolli. Kuigi samas Honor tuli välja samal ajal ka 3 korda odavama telefoniga, Magic 8 Lite'iga, millel on 7500 mAh aku, nii et saab küll kui tahta, ma ei tea, millest see erineb. Üks asi on see, et okei, kuskil teises riigis või regioonis on suurema akuga telefones, aga ikkagi siin turul, ma ei tea, mis see Samsungi Galaxy 25 Ultra on ju väiksemaga ja 5000, jah. Aga OnePlus 15 on 7300. iPhone 17 Pro Max ka kindlasti palju väiksem. Ja iPhone 17 Pro Maxil on ka seal on vahe, kas ta on eSIM-iga või ilma, et see on 5000 natuke alla, aga iPhone'il on teadavasti legendaarse hea aku vastupidavus väikse aku puhul, sest et tal lihtsalt see soft on nii hästi optimeeritud, eks. Aga see on see, et aku on korralik, juhtmega laadimine on 100-vatini, Honor on teinud nüüd ka selle liigutused, enam ei pea ostma tingimata kiireks laadimiseks Honori enda laadijat, vaid töötab ka tavaliste uuemate PPS uue spetsiaalaadijatega 100-vatiga ja loomulikult Honori legendaarne 80-vatine juhtmevaba laadimine, mis töötab ainult Honori laadijatega ja kui sa laed siis tavalise juhtmevaba laadijaga, saad sa kuskil 10-12 vati kanti, mitte rohkem. Nii et see on ka nagu see
probleem, aga iseenesest vähemalt juhtmeplaadid on olemas. Üks huvitav omadus on tal veel, ma ei tea, kas see on ka esimene telefon, mis vastab sellele reitingule, et tal on nimelt siis see ilmastikukindluse või mis iganes reiting, kuidas me seda nimetame, on IP69K. Ja OnePlus 15 on ka, see on ka selle aasta Hiina telefonide uus trend. Ja see K on iseenesest huvitav trend seal taga, et 9 tähendab lihtsalt, et sa võid selle kusagile piltlikult juba ookeani sügavustesse pillata ja kunagi ära tuua. Aga K tähendab seda, et sa võid seda auruga puhastada või mingisuguse kuuma vee jugadega või põhimõtteliselt, et sa siis kuskil, ma ei tea, kukub see sul taigna sisse ja siis sa, ma ei tea, paned selle pärast oma aurutisse ja saad puhtaks. Ja mina ütleks selle kohta seda, et vaadates kõiki neid IP-sertifikaate, mis tal antud on ja muid standardit ei ole, aga neid tüübi kukkumiskindlust ja neid asju, siis mina võiks öelda, et nad, üks variant, kuidas seda lihtsalt nagu nii-öelda kokku võtta on see, et tundub, et see telefon on pesumasina kindel. Ehk siis, kui sa kogemata pesumasinas panna, seda jääb seal tõenäoliselt ellu. Proovida pa seda julge, ei soovita. Võib-olla mikroinahju ei tasuks võib-olla panna. Ei, sinna ei saa panna, aga lihtsalt see kuuma vee juga on ju tegelikult see, mida kohtab pesumasinas, eks ole. Et selles mõttes jah. Aga ja üldiselt kokkuvõtteks siis võib öelda seda, et tegelikult mulle endale üllatuseks eelmine aasta mulle Honor 7 Pro ei jätnud väga head muljet, sest samal ajal müügil tulnud OnePlus 13 oli minu arust nagu ägedam telefon, kuigi kaamera oli paberil Honoril parem. Sel aastal jättis see telefon mulle kallist hinnast hoolimata üsna hea mulje ja ma tegelikult täitsa nagu hea meele kasutasin seda, et see on üllatav, kuigi see maksab 1299 €, eks ole, praegu Elisa seda müüb. Nii et selles mõttes ta on kallis telefon, aga ma ütleks, et kolmandiku võrra suurem hind hoolimata väiksemast akust OnePlus 15 võrreldes võib ennast ära tasudes, kaamera on märgatavalt parem ja käes on märgatavalt mugavam. Ja need tippmudeleid uusi me hakkame varsti nägema, et Samsungil tuleb ilmselt siin paari kuu jooksul uus tippmudel ja Xiaomil tuleb uus tippmudel, eks me näeme, kuidas nad konkureerivad, aga ma arvan, et kaamera poolest praeguste lekete põhjal Samsung ilmselt isegi vastu ei saa, nii et selles mõttes on igati hea telefon, lihtsalt väga kallis. Jah, eks see küsimus jääb ka veel ikkagi, mida küsida ka ilmselt teiste uute mudelite valguses, et kas need arendused ja igasugused toredad IP69K-d ja 6000 nitised ekraanid ja et kas meil ongi neid nagu päriselt vaja? See on nagu järgmine küsimus, et mille sellest maksta? Mingil määral on selles mõttes, et mingid asjadest teevad paremaks ja võib-olla natuke annab sellist ka meelekindlust või seda, et ma ei pea nii palju muretsema, eks ole. Üks asi, mida ma just mõtlesin, üks päev lugesin siin, vaatasin teiste arvamusi telefonist, lastus korra Redditisse, seal on populaarne küsimus on see, et millist ekraani kaitsekilet või seda klaasist kaitset ma peaksin siis ekraani peale ostma ja siis ma jõudsin järeldusele, et mina pole päris mitu, ma vanasti kasutasin nagu oma telefonidel seda kaitsekilet nagu päris palju ja kuigi ka siin Hiina telefonidel enamasti on mingi odav on siin kohe peal, siis mina pole ammu kasutanud nagu enda ega ka teiste telefonidel nagu mingit kaitsekilet ja ma ei ole suutnud nagu ammu teha ühtegi tõsist täket oma telefonidel peale, nii et mis tähendab seda, et ekraanid on läinud nagu tegelikult ka tugevamaks või vastupidavamaks, eks ole, nii et mingid asjad ikkagi lähevad paremaks ka sõltumata nendest ilusatest reklaamlausetest, eks ole. No selge, see oli siis Honor Magic 8 Pro. Kes tahab näha testpilte ja lugeda põhjalikumalt, siis Keinuses on see arvustus üleval. Selline ta siis oli, aitäh ülevaate eest ja meil on tegelikult nüüd viimane rubriik, milleks on kuulajate kirjad. Me lubasime juba eelmine nädal ka, et meil on siin kogunenud paar asja. Meie aastalõpu pikast saatest tuli vastukaja, mida me tahtsime ka menetleda ja ühe kirja võtame sealt ette. Mäletate, rääkisime aasta lõpus paljudel erinevatel teemadel, nii 2085 kui 2026 aastast, erinevatest valdkondadest, aga mis tekitas vastukaja, see oli, arvake, 3 sekundit võite arvata, mis teema peale tuli meile kirju. Õige vastus on elektriautod ja Tesla. Ja Chris kirjutas meile sellist etteheitva kirja. Aastalõpu saates see osa, kus räägiti isesõitvatest autodest, oli suisa piinlik kuulata. Saan aru, et Eestis on heaks tooniks Teslat kas üldse vältida või mainida ainult negatiivses võtmes, aga viimases saates oli ometi külas tegelane, kui tutvustati autoajakirjanikku. Ja ilmselt selles konks ongi, et Tesla käest ei saa ju pappi erinevalt Euroopa tootjatest, aga see selleks. No siin on väike torge Chrisilt, kohe ma ütlen vahele, kes ärge isiklikult võtke, aga ma olen mõnes mõttes nõus selle kirjaga, et ma olen ka näinud Eesti autoajakirjanduses palju sellised elektriautode ülevaateid, kus lihtsalt Tesla jäetakse välja, kuna sellel autol ei ole Eestis müügiesindust, ei ole salongi, ei ole teenindust.
mis ignoreerib fakti, et tegu on Eesti kõige enim levinud elektriauto mudeliga, Tesla Model 3. Nii et millegipärast ignoreeritakse, ma olen nõus Krisiga. Selles mõttes tuleb nõustuda, aga sellega on nagu raske nüüd nõustuda, et kusagil liiguvad Tesla logodega ümbrikud käest kätte, et seda ei ole ikkagi. Ma arvan, jah, pigem viitab mitte ümbrikud ja Tesla logodega, vaid on teiste tootjate logodega. Seda ei ole, aga jah, et keegi nüüd teadlikult ei jäta kindlasti sellest rääkimata ja ega ka selles meie lõigus ei tahtnud me kuidagi pidi kalduda Tesla halvustamise poole. Minust seda ka ei tehtud, et pigem oli jutt meil just Euroopa kontekstist. Jaa, aga just ma loeme ka Krisi nüüd ütleme etteheited ette ja siis kommenteerime ka. Millest mindi siis mööda või mainiti moka otsast, nagu Kris ütleb, et kogu Tesla isejuhtimise süsteem põhineb AI abil reaalsete Tesla autode poolt salvestatud videopildi analüüsil. Ja siis väidetavalt ei sisalda see nii-öelda koodikäsklusi, et ära sõida sinna või tänna, ära järgi seda reeglit, vaid ta on õppinud. Ja Kris ütleb, et sellepärast ka näiteks San Francisco elektrikatkestuse ajal ükski Tesla robotaksi tee peale ei jäänud. Siis ta ütleb veel seda, toob eelisena välja, mida me ei maininud, et Teslades on Grokki keelemudel, mille kaudu saab vabalt juhendada, kuhu tuleb sõita. Vabas vormis ütleb talle, et mine kohvikusse vanaema juurde, kui sul on vanaema aadress seadistatud ja nii edasi. Ja lisaks Tesla ei vaja isesõitmiseks ainult päikesepaistelist Californiat, vaid navigeerib ka siis lumetuisus, kus teejooni pole näha või teed ennast. Et see kõik on nagu reaalsus. Ja oodatakse läbimurret ka Euroopas. Tesla kinnitusel testitakse Euroopas FSD-d sisemiste testautodega. Et Kris toob välja väga huvitavad aspektid ja tal on tegelikult õigus. Me ei saa vastu vajalda nendele, aga ma ütlen kohe ka ära, miks me minu arvates tegime õigesti, et me ei maininud neid asju. Sest me rääkisime Eestist ja Eesti on Euroopa osa. Ja see, et on, mida Tesla teeb Ameerikas ja mida teevad Hiinas elektriautod ja isesõitvad autod ja mida tehakse Singapuris, on väga kihvt ja väärt, aga me fokusseerisime sellele, mis on praegu ja järgmisel aastal Eestis kättesaadav ja Tesla autod Euroopas ja Eestis ei tee absoluutselt neid asju. Seal ei ole LLM-i, seal ei ole isejuhtivat, mis suudab navigeerida käed vabalt ka lumetuisus. Et jah, Ameerika see isejuhtuvuse tarkvara pakk nendes autodes, uuemates autodes eriti, põhineb sellel närvivõrkudel, mis on ära õppinud siis inimsõitjate järgi. Aga seda lihtsalt ei ole Euroopas olemas. Siin on veel paar aspekti, millele tähelepanu juhtida, et jah, see on täpselt nii, aga on üks veel huvitav põhjus, kus Tesla ajab natuke võib-olla, ma ei teagi, mis põhjustel, sellist natuke oma jonni või nimelt on see siis need isesõitmise sertifitseeritud tasemed, ehk need on siis level meil 2, 3, 4, 5 ja kui need kiiresti ette puristada, siis 2 on see level, kus juht peab kogu aeg jälgima teed, hoidma käsi roolil, olema valmis kogu aeg sekkuma, aga level 2 suudab siis natukene vaadata kiirust ja suunda, mingit teejooni, aga kogu vastutus on alati juhil. Level 3 on see, kus juht võib juba natukene surfata oma telefonis ja vaadata, kui ere on ekraan, aga kui auto ütleb, et ai, lugu on paha, siis juht peaks mõnekümne või mingite sekundite jooksul üle võtma, et juht ei pea nüüd küll kogu aeg olema nii pingsalt valves, aga siis ta võib ikkagi, mitte võib, aga peab reageerima. Ja level 4 on siis juba täielik isesõitmine, kus auto võib küll piltult öelda, et kuule, et mul on nagu natuke raskusi, aga kui juht ütleb, et mul on huvitav artikkel, siis auto sõidab edasi, ütleb sorry, et ma sind segasin. Et level 4 on nagu see, kus juba tegelikult vastutus on siis nagu autol ja level 5, mis on tänaseks täielik ulme, on põhimõtteliselt auto on siis nagu see meie ilma roolita buss, mis sõidab kusagil alal ja kuskile otsa ei sõida ja keegi ei sekku või ütleme siis päris näitena edasi öeldes selline auto, mis tõesti sõidab siis täielikult linnas ise ringi ja seal ei olegi mingisugust rooli ega mitte midagi. Et miks ma need tasemed ette puristasin on see, et Tesla on tegelikult kogu aeg consumer autodes endiselt number 2, nagu on ka kõik enamik teisi maailma autosid. Olgugi, et ka Tesla Ameerikas, kes isegi sõidab siin juba rannikult rannikule, on tegelikult number 2. See tähendab seda, et ta võib küll juba sõita, ta saabki nagu testid näitavad hakkama lumehangedes, ta sõidabki ise. Aga kui ta juhtumisi sõidab lumehange või kui ta sõidab kellelegi otsa, siis on süüdi juht.
ja see on nagu selline kummaline nüanss, et Tesla ei anna nagu seda vastutust, ta ei võta seda vastutust endale, ta jätab selle vastutuse alati praegu juhile ja see on alati number 2, olgugi et ta on tegelikult võimekas, nagu me näeme, mingil määral sõitma. Euroopa tootjad, näiteks Mercedes, on juba täna pakkumas ka kasutajatele autot, mis on 3. Küll tõsi, seal on kiirusepiirang vist kiirteel ja mingi kuni 90 või 95 kilomeetrit tunnis, aga sellegipoolest Mercedes julgeb öelda, et minu auto ongi 3, et ta suudab otsustada, ta võib küll küsida juhilt nüüd nõu, aga ta ei ole siiski enam 2. Et tegelikult nii, ma veel räägin kiiresti veel siia veel lõppu, et samas võib siin nüüd argumenteerida kohe, et Teslal on ju robotakso ka olemas. Ja robotakso ongi 4. Waymol ka ja Teslal teistel on ka, et need robotaksid, kus sa oled ainuke inimene autos, sa ei pea sekkuma, selles mõttes. Aga erinevus ongi selles, et olgugi, et see tarkvara on sisuliselt sama, niikaua kuni seal on Tesla robotakso, siis on Tesla seda siis teatud kriteeriumite ulatuses nõus nimetama 4 või ta peabki seda tegema. Aga nii kui sa hakkad seda ostma omale eraviisiliselt, siis see enam ei ole 4, see on 2 ja Waymo on loomulikult ka 4. Et tegelikult on selline huvitav situatsioon, kus nagu ei taha Tesla nagu võtta vastutust, sest ta ilmselt kardab, et äkki see mingi 0,1 või 0,5% sealt lõpust, et juhtub avarii, siis ta ei saa öelda, et oi, vabandust, et meie oleme süüdi, vaid sellisel juhul jääb ikkagi süüdi juht, kuniks see on number 2. Ei, aga seal võib olla ka teine põhjus, et robotaksid tegutsevad piiratud territooriumil mingis linnades ja kui sa ostad auto, sa ei saa inimesele öelda, et sõida nendes linnades, on ju. Aga ma arvan, et meie jaoks on tähtis see, et vahet ei ole, mis nad numbrina ütlevad, et lihtsalt Euroopas autod on täiesti teise võimekusega kui see, mis Ameerikas. Ameerikas võivad ka Tesla number 5 olla, aga Eestis ja Euroopa Liidus on nuditud ära seal. Seda küll, aga siin on veel ka üks huvitav nüanss, et kuna Tesla on nagu liikvel sellise, kuidas ma ütlen siis nagu sellise fuzzy logic või sellise õppiva tehisintellektina, mis suudab siis navigeerida siis, kui foorid ei tööta. Et olen aru saanud, et Euroopa regulatsioonid nõuavad ka nende sertifikaatide saamiseks sellist kindlalt kontrollitavat ja sama käitumismudelit samade olude puhul, mis on väga keeruline saavutada siis sellise nii-öelda juhiga, kes äkki üks päev otsustab nii ja 10 päeva teisiti või vastupidi. Ehk et kui nagu reegleid täidetakse küll õppimismeetodite põhiselt, aga mõnevõrra hajusalt, on raske neid teste läbida. Ma ei oska seda väidet ise nagu kinnitada või ümber lükata, aga see on ka põhjus, miks sellise lähenemisega on Euroopa reeglite põhjal nagu raskem saada neid kinnitusi või neid sertifikaate, mida sellise reeglite põhise järgimise puhul. Ja muide Tesla on tõesti ka tegemas sellel aastal nüüd, ma saan aru, et Hollandist nad alustavad selliseid teste kinnistel aladel ja demoautodega, et ega loomulikult ei tähenda seda nüüd, et Euroopa jääbki sellisesse olukorda, et need reeglid siin ei toimi ja autod ei sõida. See on suur optimism ja ma tahaks näha enne tulemusi, kui ma ütlen, aga ma ütlen korra Glenni huvitavale väitele selle, et mida Euroopa Liidus on nõue, et sa pead nagu auditeerima, miks auto tegi otsuse, et ta pööras sinna või tänna. Ja kui sul lihtsalt on see nii-öelda närvivõrkudel juhtimine, siis sa ei saa vaadata, mis oli põhjus. Aga siin on minu arust väga huvitav. Mäletatavasti me rääkisime eelmine nädal CES-il Nvidia uuest Alpamaio sellest nii-öelda algoritmist, mille sisu on see, et ta nagu põhjendab, inglise keeles reasoning, et ta ka põhjendab, miks ta otsuse tegi. Ja võib-olla see on Nvidia eelis Euroopas läbilöömiseks. Jah, ja Nvidia ju seda nüüd näitaski oma platvormina, mida ta pakub siis autotootjatele. Ja mida täna ka Isuzu on Mercedes, et see LA peaks kasutama ja ilmselt tuleb ka kohe teisigi, mis saab nende sertifitseeringutega hakkama. Nii et see on tõsine areng ja konkurent. Ja see on põnev ja see on ka põhjus, miks me niimoodi võib-olla rääkisime ja väga asjalik kriitika, seda me ootame kuulajatelt. Minul on jällegi see küsimuse seisukoht, mis ilmselt kõiki Tesla fänne põhjalikult vihastab, on see, et minu jaoks arusaamatuks, kuidas kõik need inimesed, kes Ameerikas on ostnud Tesla full self-driving paketi juba viimased 10 aastat ja mida siiamaani ei ole, eks ole. Ei ole Teslat veel pankrotti kohtus ajanudest, et see on nagu nii tohutu laus vale, et nagu see on võimalik, et Ameerikas, Euroopas ei oleks seda firmat enam olemas sellise valega. No päris 10 aastat vist ei ole, see on natuke liialdad, aga tegelikult vist, kas see oli 2019, ma ei ole ka ise Tesla kasutaja ja ei ole ka selline entusiast võib-olla selles kontekstis, ma ei tea neid fakte kõike, aga seal on need
need riistvara versioonid, kui ma ei eksi, kas 2019 vist tuli see riistvara 3, mis on see tänaseni üsna levinud. Ja sellega ei sõida, sellega see uus närivõrk ei sõida. Ja seal ongi see, et ju nad ju lubasid ja nüüd tuleb välja, et tegelikult ei tööta nii, et selles mõttes või ei saagi kunagi töötama. Ei no ütleme selle riistvara 4 autodega saab juba sõita, nagu siin Kris kirjas mainis. Jah, aga see riistvara 4, kui ma ei eksi, kas see tuli alles 2-3 aastat tagasi, eks ole. See ei ole sugugi nii vana. Isegi vist hiljem, aga ma ütlen, sellega saab, aga kui Meelis ütleb, et miks ei ole kohtusse kaevatud, siis Ameerika on kohtusse kaevamise leiutaja. Ehk siis põhjus on selles, et kuskil on väikses kirjas midagi, mis välistab sellised kohtuasjad. Muidu see class action lawsuit või selline ühishagi oleks kindlasti juba olemas. Ühesõnaga jah, see tarkvara, riistvara, kaldkriips kombinatsiooni jutt tegelikult tähendabki, et need vanemad jah, kes on siis HV või hardware 3 peal, seda põhilist sellisel tõhusel FSD-d ei saagi, kui siis mingi light, aga tegelikult see 4. versioon võiks juba saada ja nüüd 5, mis peaks tulema ilmselt siis sel aastal, on siis juba täielikult võimeline seda tegema. Aga siinkohal nagu öeldudki, Nvidia platvorm on ka juba kõrval ja arengud on huvitavad. Ei, see on äge ja see hardware 4, mis on praegu kõige võimsam, tuli vist Model 3-le aastal 2024, Model Y-le 2023 ja tõesti, kui te vaatate YouTube'ist, need autod sõidavad lumistel teedel väga hästi, nii et väga põnev annaks näha neid samu videosid Euroopa teedel, kas Teslalt või Mercedeselt või teistelt autotootjatelt, sest et Euroopa väärib ka seda tehnoloogiat, mis tegelikult on olemas ja mis on tegelikult turvaline ja hea. See oleks minu lõppsõna. See oli väga hea lõppsõna, et Tesla kahtlemata on tootja ja auto, kellel tuleb hoida pilku peal ja see keelemudeli teema oleks ju ka väga huvitav, kui tõesti sa saadki autoga niimoodi rääkida ja ka see võiks Euroopas niimoodi toimida ja see kõik, see olekski tegelikult tore, aga jah, keeruliseks teebki selle, et asi peab seadusandlusega olema vastavuses, siis on need isesõitmise tasemed ja siis ikkagi lõpuks jääb see on kõige oluline ka, et kas vastutad sina või vastutab auto, et kui sul tõesti on ka täna näiteks selline Tesla, mis ongi võimeline ise sõitma Eesti ühest otsast teise niimoodi, et sa siis teed ei vaata ja rooli ei keera, aga tegelikult vastutad sina, siis on see nagu pehmelt öeldes väga kummaline produkt. Et siis tekib küsimus, miks me siis ise juba ei juhi, sest et kui sul tähelepanu läheb teelt ära ja sa tegeled teiste asjadega, aga vastutus on sinu peal, olgugi et auto ise sõidab, siis see süsteem nagu see ei ole kõige parem lahendus, et see on sama nagu kui me vaatame lennundust ja sul on täna ju ka autopiloot, mis ongi võimeline lennukit ise maandama ja lendama ja kõiki asju tegema, siis piloot on seal kabiinis ikkagi, sest tegelikult tema vastutab ja Tesla autod on natuke samas olukorras, et me jõuame nagu ikkagi sellise tõelise isejuhtivuseni siis, kui see juht saabki seal kabiinis olla ja enam ei vastuta. Nii ta on. Need robotaksod on meie tulevik, aga praeguseks on meie olevik on see, et saateaeg on läbi. Aitäh kõigile, kes meiega olid ja meile kirjutasid ja meile kirjutavad järgmisel nädalal. Meie hea meelega loeme ette nii positiivset kui ka kriitikat, sest et arutada on vaja. Kirjutage meile digisaade@geenius.ee. Oleme tagasi 1 nädala pärast.